mida meil žürii hakkab hindama nende erinevate M-lahenduste ja äppide puhul on siis põhimõtteliselt kvaliteet. On see siis tehniline kvaliteet, on ta esteetiline kvaliteet, on ta kasutusmugavus, et see kõik jõuab lõpuks nagu kvaliteedini ja selle kasutusmugavuseni, et meil on seda äppi mõnus kasutada. Mille põhjal te hindate seda kvaliteeti? Mis on kvaliteedi mõõdupuu? Kvaliteedi mõõdupuu tegelikult iga žürii puhul on ju see, et me saame need kandidaadid, me saame need kirjeldused kirjalikult, aga selleks, et hinnata, meil peab olema võimalik seda äppi reaalselt katsetada, mis tähendab siis seda, et kõik žürii liikmed, kas nad siis tõmbavad omale selle äppi, kas nad on see tekstiteenus, peab olema võimalik seda testida ja eks see kasutaja kogemus lõpuks ütleb ära, kas mul on teda mugav kasutada, kas ta on arusaadav, kas ma saan temast selle äpi kasutamisest ja eesmärgipärasusest aru intuitiivselt või ma pean seal istuma ja nuputama, mis hetkel ma pean tagasi liikuma, edasi liikuma, mida ma pean tegema. Jah. Kes kuuluvad žüriisse? Žüriisse, ma just vaatan, sa oled... Kus see liigub siin? Nii. Žüriisse meil siis kuulub tänaspäeva seisuga 8 inimest. Andrus Aaslaidi, te siin kõik nägite juba arvamas koertest ja kassidest. Triin Nigul on RIA turvalisuse ekspert. Priit Salumaa on siis Garage 48 Mobile Mandi ja Moon Cascade'i looja. Priitu vist täna siin ei olnud. Rain Rannu, Fortumo ja Garage 48 ja Mobi Solutioni looja. Veiko Jääger, kes on sariettevõtja, praegusel hetkel arendab Pult nimelist teenust, mis siis peaks võimaldama igast mobiilsest seadmest näidata suurele ekraanile pilti. Toivo Tänavsuu on tehnoloogia ja startup ajakirjanik. Ilja Šmorgun on samuti RIA-st ja siis olengi mina, Katri Ristal, kes ma olen siis rahvusvahelise konkursi esindaja ja samuti siis IKT demokeskuse arendustöötaja. Millised on nõuded osalevale tarkvarale või osalevatele äppidele või rakendustele? Millistel platvormidel peaks töötama? Platvormide osas meil ei ole mingisuguseid piiranguid. Nagu nimetus ütleb, tegemist on M-teenustega siis igasugused lahendused, mis on mõeldud kasutamiseks mobiilsetel seadmetel. Mobiilsed seadmed ei ole siis mitte ainult telefonid, vaid need võivad olla ka iPadid, pihuarvutid, märkmikud, navigatsiooniseadmed on nimetatud ka, et on kaamerad mobiilseteks seadmeteks peetakse, nii et jah, kõik, mis on loodud mobiilsele seadmele, kõik teenused. Ja oluline on ka see, et kui me nüüd võtame selle teenuse, siis üks asi on see, et me hindame ja auhindame teda siin Eestis. Teine on see, kui see teenus satub rahvusvahelisele konkursile, et siis on väga oluline, et kõik kasutatavad nii tarkvara kui audio, kui video, kui fotod, et kõik nad oleks autoriõigusega siis kas kaitstud või teil oleks olemas siis luba neid väljundeid nagu kasutada. Nii. Milline on ajaline kulg? Ajaline kulg on selline, et 18 mai on viimane tähtaeg kandideerimiseks. Pärast seda võtab žürii paar nädalat aega, vaatab need laekunud kandidaadid kõik läbi ja siis juuni alguses me jõuame otsusteni. Ma olen proovinud igalt poolt uurida, et mis on auhinnad? Auhinnad on esialgu veel, osad auhinnad on, ütleme nii, et on läbirääkimistel. Kõige suuremaks auhinnaks on loomulikult au ja kuulsus, nagu kõikide konkursside puhul. Ja loomulikult 8 projekti siit või 8 teenust me valime välja rahvusvahelise konkursi kandidaatideks. Üks auhind, mis on meil tänasel päeval juba teada, on Marketingi Instituudi ekspordi inkubaatori poolt pakutav coaching,
kus siis ekspordikonsultant võtab ja istub selle konkreetse võitjaga siis maha ja nõustab teda eksporditurgudel tegutsemises. Aga on ka erinevaid, ütleme, selliseid nänni auhindu nagu ei ole, et pigem me rõhume nagu sellele, et pakkuda lisaväärtust just erinevatele turgudele minekuks või erinevate teenuste edasiarendamiseks.